Tere, tere, mina olen Ülle London ja täna räägin ma sulle Siriuse portaalist, mis on juba tegelikult juulikuu algusest avatud, aga see puutepunkt on 7. juulil ehk 07.07 ja sellest Siriuse portaalist räägin natukene võib-olla teistmoodi, et mitte ainult nii, et portaal avaneb ja nüüd peab midagi erilist juhtuma, vaid ma vaatan seda läbi 3 erineva kihi, et kõigepealt, mis asi on üldse portaal, miks see sõna inimesi erinevalt kõnetab, siis räägin sellest, miks just Sirius, miks seda on nimetatud vaimseks päikeseks ja miks Vana-Egiptuse lugu Niiluse veest ja viljakast pinnasest sellega haakub. Ja lõpuks toon ka selle Siriuse astroloogiasse, millega ma ise tegelen, sest Sirius ei ole ainult ilus müstiline mõte, ta on fikseeritud täht ja millel on ka astroloogias oma tähendus. Nii et sõna portaal. Minu jaoks ei ole see mingi auk taevas ega see ei ole see koht, kus me peaksime vägisi minema või hüppama, sest see sõna ise juba, see on ladinakeelne sõna, on porta, mis tähendabki ust ja väravat. See annab meile tegelikult selle pildi kohe ette. Nii et portaal on see uks või värav ehk see hetk, mingi avanemine ja see ilmselgelt me saame aru, et see ei ole selline nähtav uks, see on tunnetuslik ja energeetiline koht, mille kaudu siis mingi kvaliteet, mingisugune energia on tugevamalt tajutav. Jah? Kui me nüüd mõtleme nagu reaalse elu peale, siis me teeme nagu päris ukse lahti ja midagi muutub. Näiteks tuleb värske õhk, tuleb uksest sisse. Üks inimene ütleb, et kui hea, et me saan vabalt hingata, aga näiteks kui me teeme sauna ukse lahti, vastu tuleb kuum õhk, üks inimene ütleb, et vau, ma tahan sauna minna, ma tahan nautida seda kuuma õhku, aga teine tõmbub tagasi ja ütleb, et ei, see pole üldse minu jaoks. Ja? Või teeme vana keldri ukse lahti ja see selline niiskus või rõskus tuleb sealt ja üks ütleb, et vau, ma mitte sinna keldrisse ma küll ei lähe, et ma hoian eemale, aga teisel tuleb meelde, et vanaema kelder, täpselt seesama lõhn. Oi, aga seal olid ju kartulid, seal olid moosipurgid ja tal tuleb lapsepõlve mälestus tuleb. Ja? Nii et üks uks, aga kogemus on erinev. Ja minu meelest on portaalidega täpselt samamoodi. Oluline ei ole ainult see, et keegi nüüd ütleb, et portaal on avatud. Oluline on see, milline energia on seal ühel polust. Ja? Ja teine on see, kus sa ise oled. Kuidas sina selle energia suhtes asud? Me ei ole kõik ühel tasapinnal. Meil on erinevad tundlikkuse astmed. Me oleme oma eluperioodil erinevates kohtades. Nii nagu ongi, et mõnele tundub energia värskendav, annab jõudu juurde, aga teisele tundub, et see on liiga tugev näiteks. Aga kolmas võib hoopis hakata mõtlema oma tunnete peale ja võib-olla tulevad hoopis mineviku mälestused välja. Ehk me seda õhku ei näe, me ei näe ka sauna kuumust, meil see keha saab aru sellest ja täpselt samuti me ei näe neid energiaid, me lihtsalt saame märgata, kuidas meie kehad, meie mõtted, meie sisetunded või emotsioonid sellele vastavad. Ja lähen siis Siriuse juurde ja Siriust nimetatakse ka siis vaimseks päikeseks, kõrgema valguse täheks või mis ongi nagu võib-olla ühendus meie kõrgema teadmisega, nii et see võib kõlada väga müstiliselt, aga väga huvitav, et seal on tegelikult ka nii
ajalooline kui astroloogiline taust. Ja Siirius on öötaeva üks heledamaid tähti ja vanas Egiptuses seostati Siiriust Siiriuse ilmumist Niiluse veetõusuga ja uue aasta algusega. See Niiluse üleujutus ei olnud ju lihtsalt vesi ja see ei olnud midagi negatiivset, vaid see oli vesi ja see oli elu. Vesi tuli, kuiv maapind sai niisutatud ja sai viljakaks. Ja miks nad nimetasid seda nagu uueks aastaks, sellepärast et nad teadsid, et nad jäävad siis ellu. Jah? Nii et see on üks selline Siiriuse mõtlemiskoht, et kuidas me seda energiat tajume. Et mulle nagu tundubki see, et ta vajab, see Siiriuse on see valgus, mis annab meile nagu valgust, aga ta annab meile sellist praktilisust ja praktilist tegutsemist ta nagu vajab sinna juurde. Nii et see ei ole ainult selline sümboolne portaal, vaid miski, mis on kuiv, saab vett, miski, mis on peidus, tuleb nähtavale, miski võib-olla on uinunud olekus, hakkab kasvama. Ja võib-olla sinu jaoks läheb asi veel huvitavamaks, sellepärast et Siirius on praegu vähimärgis 14 kraadi juures ja juuli alguses liigub päike sellele kraadile. Jah, seal ongi see portaali mõte. Nii et 7. juulil päike puudutab Siiriuse kraadi, et ta on ka 14 kraadi juures vähjas. Vot see ongi see selline selgroog, jah. Päike on astroloogias, ma ei tea, valgus, teadvus, meie loominguline jõud, meie ise ja see koht, kus me tahame nähtavaks saada. Päike tahab väljendada ennast soojalt, kõikehõlmavalt, aidata, näidata. Ja Siirius lisab siia veel sellise suurema ja eredama ja tugevama mõõtme. Nii et kui päike puudutab Siiriust, siis võib sümboolselt öelda, et isiklik eluvalgus puutub nagu veel kõrgema valgusega kokku. Nii et sina ise tunnetad, kuidas see sind kõnetab. Vähk on veeelement, jah? Nii et see ei ole ainult valgus, vaid siin see vähk toob juurde veel kodu, pere, juured, ka sisemine kodu, mitte ainult see füüsiline, mis meil ümber on, vaid meie sisemus ka, võib-olla siis turvatunne. Ja kui ma jälle mõtlen selle Egiptuse vee peale, siis vesi on ka tunded, emotsioonid, meie sisemaailm, meie mälu, täpselt samuti astroloogias ta seda ka näitab. Ja vähk siis nagu võimendab seda, jah. See sisemine vesi, mis peab meil voolama, meie emotsioonid, meie tunded peavad olema elus, aga nad ei tohi olla, mitte ei tohi, võivad ikka vahepeal üle voolata, aga me peame ise vaatama, millised emotsioonid ja tunded meid toidavad. Sest kui ikkagi need tunded muutuvad nii suureks, siis see hakkab meie elu varjutama. Ja see on väga suur vahe. Tunded ei ole halvad, emotsioonid näitavad, missugune elu meil on, aga vesi peab liikuma ja kui vett ei ole, siis meie ise ja maa meie ümber jääb kuivaks. Meil ei ole anda teistele vett, ei ole energiat teisi toetada, mida vähk tegelikult tahab. Ja kui vett on liiga palju, siis see võib uputada ja sellest ei ole ka mitte kellegile kasu, kui silmad meil kogu aeg märjad on. Aga kui vesi voolab, siis ta puhastab,
toidab ja kannab seda elu edasi ja sellepärast võib-olla siin selle portaali ajal võid ise mõtelda, et millised need emotsioonid ja tunded mind toetavad. Jah, millised voolavad minus nagu normaalselt või loomulikult, ütleme nii, aga millised olen ma nagu enda alla matnud ja nad seisavad seal, hakkavad halvaks minema, sellepärast et ma ei viitsi nendega tegeleda, ma ei taha tegeleda, võib-olla on raske nendega tegeleda. Ja kui nüüd Sirius toobki selle valguse meile, siis vähk tahaks panna selle pinnase, et kuule, mis siis on? Kas ma tahan lihtsalt manifesteerida midagi suurt algust, midagi võimast, midagi enneolematut, aga kas minu sees on see pinnas olemas? Kas ma üldse tean, mida ma sinna pinnases tahan panna kasvama? Ma ei tea, kui riisi pannakse kasvama, siis on jah, seda vett palju. See ongi see, sa pead ise teadma, et mida sul elus on vaja ja kuidas sa ise seda vajadust toetad. Mis veel? Vaatame nüüd seda Siriust siis astroloogiliselt natukene konkreetsemalt. Nii et kes võib-olla ei ole astroloogias nii kodus, siis võib-olla on see info sulle natukene raske, aga alati me leiame infost midagi, mis meid kõnetab ja võib-olla sealt tekib sul huvi astroloogia vastu hoopiski oma sünnikaardi vastu. Nii et Sirius, jah. Sirius on fikseeritud täht ja talle on antud ka Jupiteri ja Marsi loomus. Jupiter, mis siis suurendab, avardab, annab usku, annab ka nähtavust, igasuguseid võimalusi, just selliseid ootamatuid võimalusi, tähendust, sest Jupiter on see ka, et keegi pakub sulle mingisugust tegemist, mingit tööd, sul tuleb ootamatult mingisugune raha, näiteks see on sellised suured üksteist toetavad energiad. Aga Mars annab siis selle jõu ja julguse ja sellise sisemise tule ja kire, et ma nüüd lähen ja ma teen. Ja vaata, kui me nüüd paneme need kaks energiat kokku, siis see on väga tugev energia. Nii, et see ei ole mingisugune küünlavalgus, küünal seal kuskil nurgas põleb, ei ole. See on erevalgus, see on kire valgus, aga seda tuleb kasutada soojendina, mitte põletina. See oli küll hästi öeldud. Et ehk me peame oma energiaid kasutama iseenda ja teiste heaoluks, aga mitte trampima jalgu. Ja? Nii et, aga nüüd Sirius ise traditsioonilises astroloogias on seotud ka kuulsuse, rikkuse, au, pühendumise, siis ka sellise, ka lojaalsus on seal ja suur ambitsioon on seal ka, jah. Ja siis ongi, paneme kõik need energiat kokku, see vajab väga-väga teadlikku kasutamist. Kui tuli läheb liiga suureks, hakkab inimene ennast tõestama, hakkab, ma ei tea, teistest üle sõitma ja samas, kui me kiirendame, siis meil mõnikord ei tule närvisüsteem järgi, teinekord ei tule keha järgi, hing ei jõua, nii et ikka ja ikka, et me peame seda ka sisemist sära natukene tasakaalustama. Nii, ja kui sa tead näiteks oma sünnikaarti, siis võib vaadata just seda juuli alguse neid punkte, et kus kohas sul sünnikaardis see Sirius on. Ja sind mõjutab ilmselgelt tugevalt, kui Sirius on ühenduses mõne olulise planeediga, see on Päike, Kuu, tõusumärk või sinu MC ehk sinu töösektoriga. Nii et ja muidugi 13–16 kraadi, mis on sul vähjas, on ka jälle, on tundlikum see portaal siin. Kui
ja nüüd ongi selline natukene võib-olla tehnilisem, et kui sa juba tead, kus see Sirius sul asub ja tegelikult on palju internetilehekülgi, kus sa saad teha enda sünnikaarti, sa saad sinna panna selle Siriuse. Aga kui sa tahad nagu rohkem teada saada, võid alati mulle kirjutada sinu sünniandmete põhjal, saan ma teha sulle selle kaardi ja ütelda, kus kohas siis see Sirius on. Igal juhul, kui Sirius on ühenduses päikesega, siis on ilmselgelt, sa tahad olla nähtav, sa tahad oma elujõudu hästi aktiivselt kasutada ja sa võid olla hästi selline nagu edumeelne, projektid, suured tegemised, sul võib olla hästi palju mõju. Nii et siin on see praktiline asi, et sa ei tohiks ennast ära põletada ehk läbi põletada, jah. Kui Sirius on ühenduses Kuuga, puudutab see rohkem meie emotsioone, ka perekonda, minevikku, kodu. Nii et võib-olla sul praegu on vaja tegemist teha just nende teemadega, aga siin on ka siis see meie tundemaailm ja siin on see, et kus kohas sa julged välja öelda, mida sa tegelikult tunned. Ja need tunded tuleb siis, kui nüüd siia portaaliga üles kerkivad, siis tuleb need teha selgeks rahulikult ja turvaliselt. Võib-olla kõigepealt iseendale, et see ei ole koht, kus me kallame teised oma emotsioonidega üle. Kui Sirius on ühenduses Merkuuriga, liigub siis see tugev valgus sinu sõna, sinu mõtte, sinu õppimisse, kirjutamisse, üldse suhtlusesse. Nii et võibki olla see, et sa tahadki oma mingisuguseid teadmisi jagada, võib-olla tahad äritegevuses kiiremini liikuda, midagi osta, müüa, vahetada võib sobida. Aga siin on ka, et sa ei läheks jagama poolikuid ideid. Kui sul on mingisugune teadmine, mida sa tahad teistega jagada, siis kui sa isegi tead poolikult, siis ka seda ütled, et ma kõike veel ei tea, aga mulle tundub, et ma olen uurinud, et anna sellist informatsiooni, et ei teeks seda sellist, see ei ole ju valetamine, kui me kõike ei tea, aga ei ole ennast nagu mõtet tähtsamaks teha, võib-olla see on ka. Kui Sirius on ühenduses Veenusega, puudutab see meie enda väärtust, igasugust mugavust ja ilu, aga ka küllust ja naudingut ja ka suhteid, jah. Ja siin võid vaadata, mis on sinu jaoks luksus, mis on sinu jaoks väärtus, sellepärast, et meil on erinevad astmed, mida me väärtustame. Ja siin võid selles portaalis võib-olla, portaali ajal, jah, tähele panna, et kui me jagame enda väärtust, näiteks läbi oma töö, oma teadmiste, oma oskuste, aga kuidas me vastu võtame? Veenus on see, kes tahab olla tasakaalus. Mina annan, sina ka annad. Et see peab olema tasakaalus, nii et vaata, et sa ei teeks ennast väiksemaks, jah? Või võib-olla siin saad täpselt aru, kus sa oled teinud ennast väiksemaks. Kui Sirius on ühenduses Marsiga, muutub tuli väga tugevaks, jah? Ja see võib anda sellise julguse, tegutsemistahte, aga ka kaitsmise. Ja võib-olla on niimoodi, et sa hakkad kaitsma kedagi, keda veel ei ole vaja kaitsta või kes ei ole seda üldse palunud, aga võid ka ennast kaitsta mingisuguse tegude eest või midagi hakkad tegema ja hakkad nagu hästi kaitsma, et ma tahan seda teha, et siukene võitlusvaim on nagu sees, et siis jälle see, et sul ei ole vaja nagu tõestada. See portaal võib avada selle tahtmise, et ma pean tõestama, aga kuidas? Ei ole vaja jälle sellist suurt reaktsiooni tekitada, uksi paugutada, et nüüd mina lähen ja saage ise hakkama, vaid kuidas ma toetan selle energiaga iseennast ja teisi. Kui Sirius on ühenduses Jupiteriga, siis suureneb
kasvamise, õpetamise ja ka reisimine, selline maailmapilt, aga ka majanduslikud võimalused. Jah, siin on nagu suurem alus. Ja Jupiter ja Sirius koos võivad anda sellise hästi suure visiooni, et sa tahadki nagu laiemalt, noh, ma ei tea, äri laiendada, oma teadmisi laiendada, ongi, aga siin pead vaatama, et see ei muutuks lihtsalt liialdamiseks, et noh, ei läheks, ma ütleks, et ei läheks nagu lihtsalt õhku täis, sellel ei ole mitte mingisugust mõtet. Vaata, mida on kasulik suurendada ja mida on kasulik hoida alles sellisena, nagu ta sul praegu on. Kui Sirius on ühenduses Saturniga, siis see Siriuse valgus on selline küpsem. Jah, ta ei paista sulle kohe otse silma, see on selline vastutustundlik, hea päike, et kuna Saturn on ise selline järjepideva ja piiride hoidja, looja, siis võibki see, et kuna siin on ka vähk mängus, siis võid ju vaadata, et milline pärand on sul tulnud näiteks minevikust, mida sa oled alles hoidnud ja mida sul tegelikult võib-olla ei ole vaja. Ja siin ei ole ainult kodune, siin võib olla ajaga seotud, tööga seotud, distsipliini ja korraga seotud. Kus kohas hoiad sa nagu ukselingist kinni ja lahti ei tee seda ust. Vaata seda ja jälle see, et sul ei ole vaja plahvatuslikult midagi jälle tegema hakata, vaid tööta enda sees läbi. Kui Sirius on ühenduses Uraaniga, siis me võime kanda endas midagi väga sellist ebatavalist, midagi ootamatut, midagi täiesti teistmoodi, võib-olla sinu välimuses on juba midagi teistmoodi, aga see praegusel hetkel võib see tuua kaasa mingisuguseid äkilisi taipamisi, ühtäkki mingit erilist vabaduse vajadust, aga sa võid ka kohtuda mõnede eriliste inimestega, ka minevikust tulnud inimestega, kellega ei ole tükk aega suhet olnud või sidet ja nüüd ühtäkki tuleb ja teie nagu see kokkupuutepunkt on absoluutselt teisel tasandil, mis ta oli võib-olla 10 või 20 aasta eest. Nii et siin võib olla see hetk, kus need uudsed vaatenurgad võib-olla avanevad, vajab see uus vaatenurk ja see vabadus vajab lihtsalt muutust, teistsugust lähenemist, teistsugust vormi, aga mitte lõhkumist, jah. Kui Sirius on ühenduses Neptuuniga, siis võib see enesekäsitlus ja maailmakäsitlus muutuda väga selliseks vaimseks ja intuitiivseks. Ja see võib anda meile ka huvitavaid unenägusid, tulevad mingisugused kujutluspildid, aga ka hästi tundlik võid sel ajal olla, et sulle tundub, et sa näed nähtamatut. Ja see on väga hea koht, aga sa ei tohi sellest nagu segadusse sattuda või nagu liiga mõtlema hakata et hakkad igasugusele asjale nagu tähendust andma. See ei ole see koht, kus täpselt niimoodi, et nüüd ma nägin 11 numbrit 111 ja sellel peab olema kindel mingisugune tähendus ja ma jään sinna kinni ja siis vot siin on see, et jahah, ma tunnetan, missugused energiad on, aga ma hoian selle jalad maa peal. Mul on maandus olemas, ma võtan nagu realistlikult kõike, mis on ümber. Kui Sirius on tõusumärgil, siis ilmselgelt on jälle see, et see inimene võib väga eredalt mõjuda, tuleb seltskonda ja sädeleb seal, siis võib-olla on see koht mõtelda, et kuidas ma oma energiat kasutan, et teiste suhtes just. Ma lähen seltskonda, mul on võime see
energia kõigile üles tõsta ehk rõõmustada, aga mul on ka võime see, et kõike nagu jalga alla tampida. Et just energeetilises mõttes, mitte isegi sõnadega, vaid iseenda olekuga eh, ülevalt alla vaadata. Ei, ilmselgelt mitte. Kasutage seda oma sädet ikkagi erilisteks puhkudeks, võib-olla niimoodi ütelda. Kui Sirius on MC lähedal, ehk see puudutab rohkem siis elusuunda, mainet, tööd, avalikku rolli, siis ongi see, et sellel on hästi suur mõju suuremale seltskonnale. Aga siin ei ole see, et see Sirius teeb sind kohe kuulsaks või rikkaks või eriliseks. Ta näitab lihtsalt seda kohta, kus see energia on tugevam, kus potentsiaal on suurem, kus, kus sa nagu ei saa tegelikult peidus ennast hoida. Ja lähme nüüd tagasi võib-olla 7. juuli juurde korraks veel, siis pidage meeles, et need energiad ei ole mitte ainult see, et sina tunned, jah, kõik tunnevad, kes, kuidas. Ehk see on selline kollektiivne valgustus. Ja see ei ole niimoodi, et see juhtub just täpselt sellel päeval ja kõik peaksid tegema mingisugust ühte rituaali näiteks või ühiseid mõtteid mõtlema, vaid see on see hetk, kus sina ise võtad vastutuse selle värske õhu eest, mis ukse avanedes sinuni jõuab ja mida sellega siis peale hakata. Ehk see Siriuse portaal on hetk, kus valgus ja vesi saavad kokku. Valgus näitab, kus sa tahad nähtavaks saada ja vesi näitab, kas sa oled valmis selleks. Ja mulle tundub, mulle see 7 nagu meeldib, 7 venda ja siukesed, aga võta sellel päeval aega. Võta endale aega, kirjuta näiteks üles 7 tegevust, mida sa tegelikult tahaksid teha, siis 7 tunnet, mis sul näiteks, kui sa ütled, et mis tunne mul praegu on, kirjuta need 7 tunnet sinna niimoodi ritta ja vaata, mis need on. Kas need on head või halvad, see ei ole üldse tähtis, on ju. Või kirjuta näiteks 7 inimest, kellega sa tahaksid kokku saada, kellega koos, ma ei tea, veini juua või kellega eluasju arutada. Et vaata need 7 asja läbi, mida sa võiksid teha, nii et see on selline tegelikult tugev ja hea energia, mida me peaksime kasutama. Nii, ehk selle portaali ajal sina ise otsustad, mis sa hakkad tegema Siriuse tugevdatud valgusega ja mida sa paned sinna vette kasvama. Aitäh kuulamast!